Fooripoiss õpetab Jossile raudtee ohutust. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekas.ee. Jossit ei tohi, siin on rong. Nojah, aga see rong ju seisab. Ma saatsid 2 vaguni vahel kähku läbi sõita. Jossil on õigus, ka seisva rongi vagunite vahelt ei tohi läbi minna. Kuidas sa seda tead, mammi? Meie klassis käis Fooripoiss raudtee ohutusest rääkimas. Ta andis mulle selle raamatu ka. Näita meile ka seda raamatut. Tulge siia. Mis need nupud siin tähendavad? Loedes, siis saad teada. Aga me ei oska veel lugeda. Meie aitame sind, Jass. Kuula, Jass, meie ütleme, et raudteed tohib ületada ainult ülekäikudel ja ülesõitudel. Rong on suur ja raske sõiduk, mis ei saa kohe seisma jääda. Rongijuhil võib rongi peatamiseks kuluda lausa kuni 2 kilomeetrit. Aga Jass, kui ülesõidul põleb punane tuli fooris, siis ei tohi üle raudtee minna. Siis, kui hakkad üle raudtee minema, tuleb kõigepealt vaadata mõlemale poole. Tuleb olla kindel, et rongi ei tule. Aga ka seisvate vagunite vahelt ei tohi üle raudtee minna. Rong võib liikuma hakata ja siis ongi õnnetus käes. Jass, mõnikord läheb teerada raudtee juurest mööda. Need nupud siin ütlevad, et raudteeäärne teerada võib raudteele liiga lähedal olla. Siis tuleb rongi tulemisel raudteest vähemalt 10 meetrit kaugemale minna. Rong on ju laiem kui raudtee ja kiiresti mööduva rongi tuul võib su kaasa viia. Aga kunagi ei tohi käia raudtee peal. See on ohtlik ja keelatud. Selle eest tehakse trahvi ka, Jass. Mina ei käigi raudtee peal. Rongijuht ei saa ju sinust mööda ka sõita, sest rongil ei ole ju rooli. Raudtee juures ei tohi kõrvaklappe kanda. Sa ei kuule siis lähenevat rongi ja niimoodi võib õnnetus juhtuda. Ma õpin ka lugema. Siis ma tean ise teada, kuidas hooldan. Väga tubli, Jass. Kas rong on väga ohtlik? Fooripoiss rääkis meile koolis, et kõik liiklusvahendid on ohtlikud. Rong on aga teistest maismaa transpordivahenditest kõige ohutum ja keskkonnasõbralikum. See oli väga vahva raamat, mõmmi. Mängime jälle rongi ja raudteed. Nüüd ma tean, kuidas raudteel ohutult käituda. Mängime jah! Eellaskord üks muinasjutt sai läbi.